ripub ümberringi. Siin on kõigile õrdesid sees. Anna... Kuidas ripub? Täitsa ripub veel. Muhu pealinn liiva. Ei ole midagi seksikat siin. Keskne Muhu asula juba muinasajast. Saaremaale sõites tuntud peatuspaik. Paras mudarant on küll. Trofeed. Offroad trofeed. Tänapäeval leiab siit kõik kaasaja inimesele vajalikku. Läbisõiduhoovina Saaremaale keskendudes jääb Muhu saar tihti tähelepanuta, kuid see saar on tundma õppimist väärt. Aga külastame nüüd imelist hüügupanka Muhumaal, minu arust kohustuslik vaatamisväärsus. Pank on umbes 300 meetrit pikk, teist säärast biohermsete kaljumaastikku Eestis naljalt ei leia. See on jälle muda. See on tühi asi. Mis sa ise arvad? Ikka. Väike muda. Ma olen mingi pangale. Mis lõhnad teil autos on? Mereäärsed lõhnad igasugused. Meil on normaalne sokki aisautos. Korralik sokk on. Meil oleks nagu natukene nagu kuskil mingi Teil on raskelt samasugune sokk. Mudane mereäär koos lehma sita. No suta. Ei olegi äkki? Ei ole. Tead? Vanamees ei haise küll nii. Ei, see pole vanamees, see on lihtsalt Arnold on nahast lihtsalt. Ei võta kinni, vaata. Panga järsaku jalam See ei ole käinud siin? asub merepinnast kuni 6 meetri kõrgusel. See on ülilahe koht. See on täiega mõnus vaib. Vaata, pehmet sükust. Väga ilus, jah. Ma ei ütleks muidugi tavaliselt ühegi koha kohta nunnu, aga see on nunnu. Nagu teletopsudest või? Jah, täitsa siuke teletopsu maal on. Jänkud. Kus on jänkud just, aga kohe tuleb väiksed sossud lambad. Lambatupsud. Ups on ütled. Ja, meil varvane pool on täis. Mehed tuleb metsas. Nad jänkudest ja lambadest rääkivad. See on taga tuleb ägedalt. Kõik on alla suured. Teised poole ka juhke mõnus valmis. Jäädvud on see on nagu maa. Ainult plõksuga. Iga kord ma tulen siia, siis ma tunnen nagu rahu lihtsalt. See on nagu, siin on nagu mingi oma rahu täiesti. See on nii eriline maastik lihtsalt siin. See on nii eriline lihtsalt. Nii palju krooni Sellised nad saarlased on. Need ei ole saarlased, need on muhukad. Siin on Muhu. See vist on Hiiumaa vahel see raam või? Jah, on jah. See muu ei ole Aga saar või? See maast juba on nagu nii muljet avaldav. Jah. Nagu võtitopsud. Vaata nii sensitiivne ja tundlik nagu võtme, aga samas mõned ka teravad seal. Enne esimest maailmasõda murti hüügupangalt dolomiiti ja see on panga ilmet veidi muutnud. Aga äkki huvitavamaks. Nampad siin. Nampad tead. Nampad suure ilma peal. Said oma jooksvaid loomi. Väga hästi. Kaljulaed ja mügarad sügavad aastatuhandete taguste lainete uuristatud koopad. Tegu on Eesti kõige suuremate looduslike lubjakivikoobastega üldse. Te teate, et te lähe neid teema. Mida nad teevad? Kui variseb, siis käib kõvem lamma. Keskel uuren tõenäoliselt kui äärte. See kohtub, et nagu võiks hakata kuhkuma küll. Siin külle pealt toetab on. Vaata palju kakata. Miks nagu need joogid ja niiveti istuvad koopased nagu võlmitab kõik asju ja siis vähe istuda see. Teha ma väike lõkke siin jahvine raha müümber, et see on soe jahvi näha. No mis et täitsa mõlema ma ei tea. Ossa raksin on jälle kalju. Ja, kus Tanju jäi? Tuleb, mis sa teed seal? Pitsi pauda. Ei ole sul ühtegi sõpra.
sealpool me vaatame täpselt verele niimoodi, et näeme, kuidas päike kukub. Just see on lahe. Saad roolis. Aali on liiga murelik inimene. Tuleb nii välja. Emasi ikka. Me läheme rotapidi. Ikka lähevad tagasi. Mis teevad? Sõidame Rootsiaegse või Vanemagi Pallasmaa küla kanti. Külas asus 1800-ndatel rajatud perekonda Armaste Jaani Mihkli talu. 1950-ndatel elas seal veel kõrges eas õede Armased. Õdede surma järel asus Jaanile elama Tallinnast pärit mandrimees Endel Leht. Aktiivse inimesena erastas ta suure osa Jaani talu maid, laiendas oma tegevuse koguni merre. Mees rajas Muhumaalt kokku võetud raudkividest muljet avaldava 100 meetri pikkuse ning enam kui 2 meetri kõrguse Lepana muuli. Plaan oli mahutada 50 purjekat ning kuni 30 mootorpaati. Samas ehitada ka majutushooned, spordiväljak, estraadilava ja kõrts. Plaan plaaniks ja unistus unistuseks, rahapuudusel on asi siiski soiku jäänud. Kõik põnev koht. Sohkad. Ma ei ole kunagi siin käinud. See on lahe, jah? Ja sa saad kõik see muulile sõtta autoga niimoodi. Tulevad kaid asjad või? Pole urma aimugi. Milleks? Aga miks te seda teete? Kanal ikka on täitsa korralik offroad. Ütlest kuradi vana on kõik kohad. Ja sul on rohtusid. Taga seda liiva ikka korralik. Auto alla saab ronida, vaata nii kõrged autod. Et siin saab magada. Läheb vihmavarju. Diffi tuulutus on vastu pidanud ilusti. Vett pole sisse tulnud. Ja siin on veel rohtu. Nüüd tuleb siit ära. Mis teed siin? Ma vaatan ka siis. Ma tulin lihtsalt siia Päris hea. vihmavarju seal. Siin on hea, sul on ka siin hea toimetada. On küll. Probleemi küll ei ole siin. Ahah, nagu hull ei olegi. Keegi on siin peal praegu, et see mõtleb. Tulen ka siis. Väga, pane käsi ümber. Chillime siin vaikselt auto all. Meeste. Hea, No äge, sul on siin rauast asjad ja... Saab ka nagu tulla vaadata. Saab igalt poolt. Vaata, kui see Lihvri toorutas, mis selle mõte on, et Kui sa sõidad selle soojaks, vaata. ja siis tuleb äkki vesi pika peale välja Kui sa vette sõidad, rõhumuutus, vaata, sooja ja külmaga. Siis tõmbab tihtrisse öö sisse lihtsalt. Diffri määre on siis kõik tuksis, siis tuleb uus panna siis. Petskari. Mulle nii meeldib nokitseda. Ma vaatan seda ja siis ma vaatan, või mida siin veel kannaks kõik siin teha. See on nüüd teine auto või? Kuule, aga siin saab vaadata, kuidas see puks on. ma vaatan ka siis. Ma tule vaata. Varuratast ei ole teil kellegi, jah? Ei. Vaata see refri. Oleks ma seda teadnud, ma poleks tulnud. Kus see puks on siis? Ega see, no nüüd kõik vaata vastu. Mul on vedrustus pehmem kui sul on vähe jäigem. Natuke, jah, võib-olla saad siin tugevama vedru. Natuke peaks, nüüd tahaks ka jäigem. Mul on paak natuke madal. Üsna madal, jah. Vaata on ju, noh. See sõidab üsna lihtsalt lemmi. Paugu ära küll. Ühe korra sõitsin selle. Tahaks teist korda ei tahaks. Said paugu panna küll. Vahetada nii lihtsagi. Äge muul on. Oleks tore, kui see kunagi lõpuni valmis saaks. Ma saatsin. Need on mingi nimeteid. Kus plaan minna, sinna ei saa, jah? Vasakule, see parem. Lähedame. Oota. Tule vist läheb üle. Oi, vaikselt minna. See oli teli, vähemalt sellega ei oska arvestada. Jah, päris huvitav nagu. Aga siin vähemalt on tee. Siin on need suured kivid. Ossa perse. Vägev. Hea muda au.
oli mulle augustada läbi ja ütleda, praegu pole muda augustada, pole mõtled. väike praegu. Oi. Laheda tee leidsime jälle ju. Muda august läbi, siis oleks rühkid üles. Nii raske pilli. Need relid on nii kuradi kiredad, need ei tee mitte midagi mudast. Kõik muda augud on läbi ragistatud. On sikli rada ikka täitsa ära. Ma ei taha meid õppele lasta. Mis see on jah? Vaatame seda asja korra. Kas sul on automaatselt jah? otsime ühe kõrvalisemaid teid, et viimane sõit Muhumaa radadel põnevam oleks. Nagu ta ütles, et lõpustab kõik rattad käivad kõik kompuuteri otsustamine rattast. Paljud on nagu... Loomade jaoks. Lehm ei saa siit vahelt läbi, sellepärast, et ta oma nende mis iganes need sõrad tal on. Ta ei taha minna sealt, ta ei saa sealt minna. See on lehmade jaoks. Okei. Aga samas, et autot saaks ka sõita, eks? Jaa. Mis siis nüüd? Siin on üsna mudane. Jah. Sõidan. Kivid. Millisesse kivisse me lähme? Ma ei näe nagu eriti. Siin ei ole väga suuri süle. Ma ei näe, mis see tees on täpselt. Ma pean otsast. Kurat, sellise tee veel leidsid. Õhtu lõpuks saame veel Päris võttis. Ja kiiva. Arra on ikka pulli vend, kurat. Mida Mike Kaiber teeks? No me saaksime siit otse ja me peaks seda ringi tegema, aga võib-olla see ring on kiirem kaardi pealt. Lähme peale kaardi. Kaardi peale tagasi, et jõuda eelnevalt matkadelt juba tuttavasse laagripaika. Ristisime selle Lõppemere laagrikohaks, kuna see asub Lõppemere kaldal ning seal meie seekordne seiklus ka lõppeb. Kadakate vaheline siit elu. See on hea koht ju. Vaata tegelikult kui lahe. Me alustasime reisi Kõinastuga ehk siis sellega seal ja me lõpetasime reisi siin. Nagu, siit me alustasime, siit me lõpetasime. See on Kõinastu, me kõige esimene seiklus praegu. Me vaatame kõige esimest seiklust siit sealt. Kummuli pealt. Jah, need on need laiutused järjest ja lähetame. See on see majatus, see opa. Näe pildud. Mõtleme kokku sõltuvus, me lõpetasime siin nagu. Vaata ka sinna, kus me alustasime. No vot.
ringri. Kuule nagu see oleks nagu kuradi turismijuht siin olnud, kui siin kuradi off-roadi juhid, saad aru, kes teavad kõike, kuhu sõita on ja mida teha. Nii täpselt laagrist teine. Kaspar ja Rivo. Mäletad, eelmine kord, kui me siin olime, siis me mõtlesime, et mis see punane tuluke, vaata, seal on, mis vilgub kogu aeg. Oli või? Jaa, ma mäletan. Kuskil sealkandis oli ka üks punane tuluke, aga siis ma mõtlesin, et mis asi see olla võib. Oli Riff arvas, et see on mingi Saaremaa seal midagi. Jaa, Kõinastu. see on see sama. Ei, see mehed on lahe. Täitsa laos. Me vaatasin taga maja. Majaka juures me käisime esimene. Sigar. Taas Rigo. Siis tuli teine mees. Kes pakkus tuld? Tuld on siin. Sai vereväe. Siis tuli mees, kel oli lihtsalt. Sensatsiooniline kama. Ja kindlasti mehest sai perekond. Perekond. Nii palju saad. 4 korda 4 Muusi auto Venemaal sõitnud. Need vennad on, Kurat pani jääauku ja tüübid ujusid veel välja. nad ju pääsis. Nad on neid seikluseid nii palju teinud juba, et nagu nad on kohad appi. Neid inimesi pole palju, Eesti on väike, pole neid palju. No offroadereid on küll, aga ma arvan, et sellise kaliibriga, kes nii suurt reisi ette võtavad, on vähe. Nii vastu pidanud. See on crazy. Meie see värk on nende jaoks suht köki-möki, kuigi See pole midagi nende jaoks. Aga tegelikult nendel on üsna rasked masinad, sest vaata, sa pead ju terve reisule võtma raami kaasa. Jaa. No neil on ikka tõste ja asjad reti suurus, midagi muud. Näiteks 35 olid. Tõstel on suuremad. Meil on 33, neil on ikka päris suuremad rattad. Ja neil on suuremad ja neil on... Kõik see asi läheb nii kalliks. Aga teeme lõkke üles või? Muidugi. Vaata aga jaa, ma selle hunniku puitu kaasa vedasin, noh? Ei pea kuskile võõpsikusse minema otsima. Autoga mehed, nad võtavad linnast puidu kaasa. nii tihedalt sisustatud matku ma ei teagi vist nagu teist. Mul pole nii teadlik nädalat olnud nagu. Sul on muidugi hea, eriti hea nagu 6 päeva kuradi merel on ja... Kulus ära, et see korra kodus masinast pesu läbi lasta. Anna üks jääb üle või? Ma saan seda sütt sügada, ma võtan selle. Kukkus sisse ju. Kes võttis grilli kaasa? Kes võttis puud kaasa? Bossid! Noh, bossid ei võtnud. Kes on boss? Noh. Anna tule masinad. Vaata, kui hästi pole. Muust kadaka lõhku, ikka room. Väiksed tükid on valmis. Siin on selline ürgmets. Sa näed siia selle nagu nõiamets. Sa eksid ära, see on selline müstiline mets. Sa peaks sinna minema. Ma ei kujuta ette. Mida sa seal nagu koged midagi teistsugust. Natuke sükest. Tegelikult on isegi head. Soomes Kolikarjala. Soome põhjas nad on. Praegu on ju väga hea süüa näha ja teha. Kasu ka nendest üks kord vähemalt. Siis sama sinna panin. Kastab liha sinna salatisse, jah? No läks niimoodi, jah. Ei olnud optimaalsemaid lahendusi. Kes see salat nii palju tegi, noh? Mina tegin. Nagu mingi eriti mehine ports, noh. No kõigile jätkuks. See on nagu kurat päeval oleks. Kohe jaole tulla, muidu asjad läheb põlema lihtsalt. Tule. Ma võtan ka. Laduga talikud täis, jah. See grill on tõesti mõnus. On ju? Täiega nad käisid. Käiega. See on tõesti nagu väga hästi organiseeritud. On ju. Me emme sinuga kuradi Siberisse ka reisime. Kurat, meeste matkad on ikka mõnusad. Ei ole ühtegi virisevat naist ega virisevat last. Hobur on sõber. See sõltub, eks ju, vaata, aga hobustel on ka omad tujud, nendel on ka omad iseloomad, eks ju. Üks hobune on sul niisugune mõnus, niisugune chill ja teine hobune võib olla niisugune kurat selline hull, eks ju. Sul tuleb, kui panebki kuradi kabjaga nii, et laksub, et see sama oli nende pullidega, see pullidega polnud ka nagu lihtne. Need on niisugune isased tüübid. Nendega sa mine siis pustlema, nad tulevad sulle tegelikult, nad panevad selle laksu ära ka, kui sa põlendada. Meil oli nagu piisanitega see probleem, me läksime Washingtoni osariiki Nature Parki. Läksime lastega sinna, lapsed olid sees seal tagaistme peal ja me olime ees seal, istusime ja piisanid tulevad ligi, eks ju. Nii suured sellised, pea on nagu sihuke. Ja pagana sarvede ja kõikidega, nad on nii suured. No ja siis ta tuleb niimoodi ja tahab seda leiba saada. Me ostsime leiba kuskilt, et neile pakkuda. Siis ta tuleb oma pika keele, tõmbab seda leiba, eks. Aga siis lapsed tegid selle külje ukse vännil lahti. Aga mis sa arvad, mis see piisan tegi, on ju? Pistis oma pea sealt külje uksest sisse, et sarved jäid meile sinna lakke kinni, eks. Ja siis ta niimoodi oma sarvedega, eks ju,
tõmbas seal niimoodi, et ei saanud oma pead nagu, sealt enam sealt ja lapsed mingi kartsid teda, kõik hüppasid tagaistmele igale poole, piisagi peal, pool autot oli täis, eks ju. Pärast seda rentsidest tiigi, eks siis